karjääri alguses lootsin midagi suuremat meie jalgpallis ja lõppkokkuvõttes 10 aastat tagasi me olime lähedal. Nüüd me tegimegi seda, mida veel ei juhtunud varem ja 3 aasta jooksul näen seda tööd, mis treeneri tiim teeb. Ega neil kannatust on tunduvalt rohkem kui keegi teisel. Väga palju nende poolt sisse, et see meeskond oleks sellisena, mis ta on praegu. Millisena? Võidukas. Flora esimene karikas sel hooajal võetud siin kodusel Sportlandil ära. Väike pidu ikka, esimese liigamängini on natukene aega. Tere ja kaunist pühapäeva õhtut kõikidele vutisõpradele. Tiitlikaitse FC Flora teeb täna siis oma stardi sellele hooajale numbriliselt küll alles 6. voorus, aga olukord on selline, et nüüd lõpuks on isolatsioonid ja kõik muu jama selja taha jäetud ja võistkond saab väljakule tulla. See tähendab seda, et näeme, millises hoos on siis nemad olukorras, kus tõesti treenimine viimastel nädalatel on olnud enam kui keeruline ja ütleme nii, et ega see võib-olla ongi mängu selline kõige põnevam vaatepunkt. Sel korral Henrik Pürg tahab vasakule, võib ka vasakuga lüüa välja ja lööb hästi. Vassiljev ja tuleb löögikoht, Vassiljev lööb! Ikka pall Sapinenile, Sapinen saab oma kätte. Alliku! Ja mängu, lähme! Õhtust, head vaatajad! Ma ei tea, kuidas teiega on, mina armastan klassikat. 112. Tallinna derbi on tulemas. Elander. Ja sööt läheb Vassiljevile ja nüüd on Valnero joone pealt väljas ja see on esimene. Konstantin Vassiljev armastab sellistes suurtes mängudes väravaid lüüa. Ojamaa läbi sööt läheb nüüd Sapinen ja Valnero oli kaugel. Ja teine! Ojamaa teiselt poolt, Ojamaa täiesti vaba. 3. Ja see on 3. Sendedus värava ette tuleb, ette posti tuleb otse värava. Markus Poom! Konstantin Vassiljev, Ojamal võimalik siin panna viimne punkt sellele mängule. Sapinenilt väga hea sööt ja Markus Poom ja viibki kohe Flora juhtima. Sapinen konksutab. Jookseb Peeteri eest ära ja 2. Rauno Sapinen ja Premium Liiga 10. värav. No nii, tervitused kõikidele televaatajatele. Me hakkame elama kaasa Euroopa jalgpalli meistrite liiga esimese eelringi kohtumisele. Me oleme selles mõttes huvitavas olukorras, et vist ei ole korral olnud tükk aega nii head võimalust kuhugi jõuda. Sapinen. Ja tuli ära! Oi, Sapinen tuli ära! Flora võidab Hiberniansi, võidab 2-0, mõlemad väravad teisel poolajal ja kordusmäng, et pääseda teise eelringi peetakse täpselt nädala pärast Maltal. No peadab siit ise veel Sapinen kannaga ja on olemas! Sapinen on kastis käes, siin on löögikoht juba olemas ja veel ja tuleb! Rauno Sapinen! Siit on nüüd Reinkort minemas ja Reinkort teeb teine variant ja nüüd Reinkort lõõb! Debüütmäng, debüütvärav ja Tartu mees! Flora näitas, et sellest hooajast võib saada euro mõttes midagi väga ägedat. Võib tekkida variante, Ojamaa. 2 meest vastas, ikka Ojamaa ja tõmbab hästi vasaku peale värava ettega! Võimas! Võimas! Juste käega hoidis ka korraks veel parema peale. Ja tuleb! Rauno Sapinen teine veel 88. minutil. Tere tulemast Challenge staadionile Dublinis. Juba täna õhtuks on selge, milliste tähtedega kirjutatakse Challenge staadion Eesti jalgpalli ajalukku. Kas need tähed ja tähised on ilusad, kirkad ja joovastavad või hoopiski kurvad, dramaatilised ja äkki ka masendust tekitavad. FC Floral on käes ainulaadne võimalus
ja neid ootab ees klubi ajaloo kõige kaalukam kohtumine. Koduväljakul väga hea esitusega kätte võidetud 4-2 eduseis vajab kaitsmist. Kui see õnnestub, ootab FC Florat Euroopa konverentsiliiga alagrupiturniir. Lihtne eksimus ja nüüd on hästi minek. Sapinen keskelt ja Vassiljevi sööt ja siit on vaja nüüd ära lüüa. Opa! Ja olemas! Ja tuli hooaja 8. värav eurosarjas. Rauno Sapinen ja +3. Meil on nüüd jäänud loetud sekundid selleni, kuni Tamas Bognar annab lõpuvile ja palju õnne Eesti jalgpallisõbrad, palju õnne FC Flora. See asi on tehtud, Rauno Sapinen tänase mängu ainsa värava autor ja 2 mängu kokkuvõttes 5-2 ja Shamrock Rovers on alistatud. FC Flora on eurosarjas alagrupi turniiril. Meil jalgpallis olid raskemad ajad, aga loodetavasti hele periood algaski. Palin ei jõudnud ja 2-0. Tahate pakkuda, kes lööb äkki? Rauno Sapinen 14. sel hooaja ja Sergei Zenjov. Veel keskele Zenjov 4-1. Milander ja 5-1. Lükkab söödu kõrvale ja siit on võimalus. Lükkab veel kõrvale Kuraksinil võimalus ja Kuraksin nüüd ja saab veel. Anniku läheb, vaatab, kas tuleb sajas ja tuleb 1-0. 1-1 värava, kas lööb teise ja lööb teise ära. 32. minut Rauno Anniku täna teine värav. Ühtegi oma mängijad kui nüüd Oppadi!